kõik on ära puhastatud, jah. Pilker läks. Enam kala otsas ei saa kinni. Järgmine. Oi, kui ilus. Rauas paadid, Titaanist mehed. Asukoht Nussvägen. Joh, Heidi. Kolm järjes, see on korra hullem kui spordi tegemine. Keri ja kerina. Tere, minu nimi on Ragnar ja nagu näha on mul jälle seljakott pakitud. Ja täna siis võtan teekonna Norra uuesti. Nädal aega hiljem eelmisest reisist. Ja seekord Norra lähema siis ookeanipüüki tegema. Sellisesse kohta nagu Nussvägen. Ja lähme siis püüdma meriahvenat, turska, saidat. Kui hästi läheb, äkki saame ka paltust. Aga jah, kott on pakitud. Ja täna siis 16:30 läheb laev. Et natukene kannatust. Sellised 5 tundi kannatust ja siis on laeva peale ja siis ongi sõit Norra. See on meie buss, meie vänn. See on meie väikene poeskäik. Kõigest 4 kuhjaga käruna. Ei ole hullu midagi. No Uku, reisiks valmis. Väga hea. Kaua oletud? On. Mida edu sõltub ainult meist endist. Meist, jah. No nii, meil on bussid pakitud ja võtame nüüd suuna sadamasse. Ja siis laeva peale ja siis 1415 kilomeetrit autosõitu. Et ei ole hullu. Autojuhid on olemas. Kes sõidab, kes ei sõida. Ja nii ongi. Aga mis siin ikka siis? Põhimõtteliselt istume autosse ja asume teele. Sõit on pikk ja alati väsitav. Sõit on ju palju vaja 1415 kilomeetrit. Vot need on sarved. Johhai tiina. 20 tundi autosõitu ja natukene sõita on veel meil. 7 kilti on Altani, Altast on sõit veel sõita ja siis ei olegi midagi, siis oleme kohal. Kilomeetrid muudki möödusid. Norra loodus on ilus ja kõrged mäed autotee ääres olid võimsad. Altast vasakule Oxfjordi poole sõites olid vinged tunnelid. Et oleme siin Oxfjordis ja lugu on järgmine. Meil pidi olema täna 16:30 praamisõit siis Nussvägeni sadamasse. Aga juhtus nüüd selline asi, et see praam tegi ainult ühe sõidu hommikul, see oli kell 8 hommikul. Ja nüüd on nii, et praam väljub, mis oli siis hommikul kell 8 uuesti. Ja me oleme siin sadamas ja nüüd meie staabi omanik ütles, et saadab meile järgi mingisuguse speedboat'i, et me vähemalt saaksime staapi. Ja nüüd on nii, et siis homme hommiku tuuakse siis kaatriga 2 autojuhti siia sadamasse ja nad tulevad hommikul siis selle 8 praamiga tulevad autodega üle. Et autot ikkagi saada staabi juurde. Asi ongi nüüd sükene asi, et nokk lahti, saba kinni, et
mingid kas siis arusaamatused, mis juhtus või kuidas see asi nüüd niimoodi läinud. Et see praam ei välju 16.30 nüüd meie autode ja asjadega. Peame minema speedboatiga ja oma asjad kaasa võtma. Kotid, potid, pannid, mõlvärk, kõik kaasa. Selles suhtes, et eks siis näis, mis saab. Täna õpime püüdma saidat. Kolme koja. Joh, ei tii, vaata. No siit saab süüa juba. Assa raisk. Ilus. Assa raisk. Kurat, ja meil ei ole mõtet siit edasi minnagi. See on päris ilus saida. Assa raisk. Ei, ma ei viitsi. Ligaseks teha. Vaata, ta tegi ka seda. Tõnks. Eel. Vanad kalad nagu eesotas isa ennuga tead. Mikko Matiga eesotas nii. Vägev, kalamehed tulid mere pealt ja üks siukene 15-kilone lest on kassi täis meriahvenat ja siis saidat. Kala on kõvasti. Kõik on ära puhastatud, jah. Joh, ei tii. On ilus kalana. Nüüd on asjaolud sellised, et varustus paadi peale ja läheme Nussvägenisse. Ei olegi probleemi. Kiire asjade ümber pakkimine ja tuld ongi. Ei midagi erilist. Uku mängis pilli. Jüri, räägi emotsioonid. Juba on vägenud. Oi, korra Rail Pärkna. Mina, ehk siis Ragnar, ehk siis Jüri ja sina olid Margus ja 3 täiesti kollanokka venda Norras ookeanipüüki tegemas. Teeme ässadele ära. Paaransi meri. See on Transad, jah. Muulad oleme. Mõne minuti pärast hakkab kauba maha laagima, et paat manööverdab ja põhimõtteliselt Nussvägenist on puudu meil 3 meetrit, 2 meetrit, meeter, 0. Nüüd on kõik kohal. Ramp maha ja tuld. Mägi on pilve sees, ülemine ots. Väga äge. Kui staapi jõudsime, tegime sooja süüa ja tutvusime seltskonnaga. Kuna 2 bussi ja 11 inimest oli meil reisil, siis oli ka vaja nende inimestega tutvuda. Hommikul kiire amps, võikud kaasa, tee valmis ja merele.
esimene päev merel tormas, kohati olid meil 2-meetrised lained. Ai, ilus. Ai, see on mingi 5-6 kilo või? Ei, see on kala ikka. Ei, ka kala on. Jõhkralt rabistab. Nii, mis on Uku sinu soovitus? Oh. Ma ei oska sellega midagi teha. Hoia pingis ja siis vaata, kui sa rahulikult tõmbad. Sul sidur ikka, ma loodan, töötab. No, praegu annab järgi täiega. Väga hea. Siis ei ole sul seda jabaka palju. Oled sa kindel, et on kala? No väristab täie pasaga. Kala on otsas, vaata laidi otsa. Praegu ainult kerib maha. Vaata, kas ikka on kala. Pärast teeb sul kõredi siduri krõvina peale. Kõri võtta kätte. Ei no vaata, mis ta teeb. Ma vaatan otsa, mul ei ole mõtet vaadata, ma näen. Siis ma vaatan seda, palju tal nööri. Praegult on nöör, tal ei anna järgi praegu nööri. Ei annab. No. Näpu vahelt jookseb sidur täiega. 100 meetrit on. Jõnks käib see sama, see siduri jõnks on tegelikult. Ei. No ma ei tea. Ei, see on kala. Läks ära kogu täiega. Pilker läks. Ookeanil esimest korda ja esimene võtt oli mul väga suur kala otsas, aga sai minema. See oli alles algus. Mul oli tava multirull ja mu lause oli kerimisel see, et karjun ja kerin. Vaata nüüd oma kuredi ühendused üle. Kõik on korras. Oleks nagu traktorid vedanud. Ja tead, mis tegi või? Loks ja pani ja ketas pani. Ja siis tegi nii. Loks. Oli mingi polnurnakutt oli otsa. Vaata, ma teen. Oleme kergelt bensiini juurde, et 20 liitrit sõitsime maha ja 10 liitrit varu, et täna korralikult ringi vuratud, kala otsitud. Aga mida ei ole, ei olnud ilusat kala ja palju. Kala oli küll, aga meres. Jaa, kala on meres jah, mul oli üks suur vinge kala otsas, aga kätte ei saanud. Paadi all läks ära. Vähemalt elamus missugune. Merel oli väga ilus vaade maale.
järgmine hommik oli meri rahulik ja Ai, on ikka 9 meetrit, 5 meetrit, 4 meetrit. Saida. Meil on vaja sind paati tõsta. Kilone. Väljas sees on. 25 meetrit ja luts. Mul on sidur nii kuradi maha keeratud juhi, et ma kuradi ei teagi üldse üles. Kuna Jüri läks eile riff katki ja 60 meetrit nööri jäi kadunuks koos pilkeride ja muude asjadega, siis on niisugune asi, et panin uue nööri talle rulli peale. Aga toas kerides kogu rulli peale nöör ära ei mahtunud, siis on väikene operatsioon. 3. päeval sadas jälle. Kui merele jõudsime fjordide vahelt välja, muutus ilm ka paremaks. Sügav siin on? Hakkame 150 peale. Ja hakkasime meriahvenat otsima. Ai. Ei. No Uku ühe lutsu sain. Lembu kuule. No võib-olla 10 meetrit on meil nööri ja 271 on rulli peal. Aga mida polnud, oli ahven. Et ma täitsa tühjaks ei julge lasta. 260 meetrit kerida. Üheksakümmend 6. 87. 82. Luts, raisk. Venal kala otsas ei saa arugi. Kinni. Mul oli eile täpselt sama asi. Mina sain mingi lutsu raipana. Vaatan igaks juks. Mul on tavaline otsal, siis sulla ütles ka, et sul ei kinni. Ongi vetikas. Hakkame seitsmele. Usu. Vaata, mis ta tegi, ta viskas kopsu ka suust välja. Meri lutsu me ei söö. Sedagi söö kajakas, lendab suure kaarega mööda.
sisse jah. Kuidagi on läinud jah. Ära läks. Jah, ei tea. Oho. Oho, 2 makrelli. Lõpuks oli mul seda rõõmu oma elu esimene punane meriahven kätte saada ja seda ka kohe 3,2 kilo. Aga rahu. Ilusti paika. No muretse. Mul täpselt sama asi enda mootoril, käigu vahetad, kohe kui mingi ragin on algus. Ragin ongi, kui sa rahulikult vahetad, siis ongi ragin. Käigu vahetus käib kiiresti vahetad, siis ei ole ragin. Et see on iga ühele niimoodi, sest et läheb sinna vahe peale, vaata, tal ei ole siukest sidurit. Ma siin ka alguses ragises esimest pilet, mis jama see on. Perfect. Tervist! Tere! Kuda elu? Keegi oli saanud oma elu uhkeima ahvena. Oi, kurat, räs. Juba on teada kõik. Issand. 262 meetrit sügavus. Appi. Miks nad nüüd sügaval peavad elama? Kurat, seda teab. Ja see teine on tursk. Tursk, jah. Oi. No uhke. Mis sa võtsid oma selle elu esimese ahvena võtsid ära? Jaa. Tead, see pannakse söödaks kohe tagasi. Seda vist söödaks, seda ei pane. Muidugi. Ei, vahet ei ole, kui suur, et esimene, noh. Esimene söödaks, jah? Mille otsa tuli? Pilkeri, punane. Ja Kui sügavalt tuli? 262 meetrit. No ja... See läheb ka selle pealt. Vale koht, jah. 263 kilo. Paadis kaalusin oli 200 grammi raskem. Kuidas siis, üks asi on see kala, teine on see... Emotsioon, taha ma räägin. Ma üritasin pistets, kui see on luts raisk, siis ma olen eluvihane 200 meetri pealt kerida, 260 meetri pealt kerida, käsitsen. Ja oi, mul lambad ristis oli. Ja siis paadi kõrvalt, kui tegi blups, tuli vee peale, vaatasin üle ära. Nii huja, ahven! See oli nagu parem nagu sitt-nikk raisk. See ahvena üles tõmbamine ja nägemine. Ja ka emotsioon on tase selles suhtes, et... Võiksin näkku suuruse või? Ei saa õnna. Nii väikseid ahveneid ja mereahveneid ei tehta. Kala tuleb kohe ära fileerida ja külmutada. Uku lõikes turska nagu seepi.
Nüüd hakkas tööle just. Ta on see puht taga ilmselt, see surveks. Makreel, šakaron, makaron.